sain kingituseks Pjotor Uspenski raamatu Alar Tammingult. Jõudsin seda sirvida 3-4 lehekülge. Ennem selle raamatu kingituseks saamist jõudis Alar mulle öelda midagi, mis täna kindlasti mu elu muutis. Ma võtan kaasa ühe asja, jätta halvad asjad ütlemata. See jäi mind niimoodi kummitama, et ma rääkisin seda kõigile. Ja siis ma palusin Alarit, et ta tuleks räägiks mulle seda ka mu perekonnale. Ja nüüd me otsustasime, et me räägime seda ka sulle. Millest see raamat räägib? Vaat sellega on nüüd niimoodi, et aeg-ajalt inimesed elus kohtavad raamatuid, mis võib öelda muudavad nende elu. Et minul näiteks üks Ken Wilberi raamat oli 20 aastat tagasi, Kõiksuse lühilugu, mis muutis minu elu. Ja seda raamatut ma lugesin ka nüüd kuskil üle 2 aasta tagasi ja see andis mulle ka sellise, ma nimetaksin hämmastava tõuke. Sest see oli jätkuks ühele teisele raamatule, mis ma olin lugenud kuskil 10 aastat tagasi, aga mida ma muidugi ei mäletanud. Sest küsimus on selles, et me loeme hästi palju raamatuid, käime koolitustel, õpime, täiendame end kogu aeg. Ja siis avastame, et me ei mäleta sellest mitte midagi. Meil ei jää nagu mitte midagi sellest alles. Ja järelikult tuleks nagu midagi nagu ette võtta. Ja see raamat nagu siis kirjeldabki seda, et kui sa oled, ütleme nii, et tõenäoliselt seda kuulavad natuke inimesed, kelle jaoks sõna vaimsus nagu midagi tähendab, et peale materiaalsete väärtust oleks vaja ka midagi muud arendada, et võib-olla ise ennast arendada. Ja siis kui sa ennast arendad ja avastad, et sa oled 20 aastat tegelenud endaga ja kuhugi nagu jõudnud ei ole. Sul oli selline moment? Siis võib sellest raamatust nagu abi olla. Ja mis see raamat siis räägib? See raamat räägib ühest vene müstiku Georg Kursievi süsteemist. Ja kui hästi lühidalt öelda, süsteem on ikkagi väga-väga põhjalik sellest, see on, ütleme, võib-olla isegi eluaegne töö, siis inimestel on kogu aeg tunne, et midagi nagu oleks kuskilt nagu puudu või tahaks mingit seisundit või kuskil on midagi nagu paremat või kogu aeg on mingi kerge ärevus või. Ja siis on mingid hetked, kus nagu info jookseb nagu läbi, on nagu selgus ja siuke nagu voolamine ja siis jälle ei ole seda. Et kogu aeg nagu otsitakse nii-öelda mõtteselgust ja emotsionaalset selgust. Ja selle süsteemi järgi on inimesel olemas, ta nimetab kõrgem mõtlemiskeskus ja kõrgem tundekeskus. Kõrgem mõtlemiskeskus, kus tulevad nimetame õiged mõtted ja kõrgem tundekeskus on seotud positiivsete tunnetega, kus seal ütleme eelkõige on usk, lootus ja armastus ja siuke tingimusteta armastus. Kui me läheme nüüd natukene allapoole, kus on meie tavaline tundekeskus, nagu raamat räägib, siis tavalisel tundekeskusel on nii-öelda positiivne ja negatiivne pool, et igal tundel, mida inimene tunneb, on alati oma vastand. Et kui inimene armastab, siis võib arvastada, et kunagi tuleb seal ka viha. Ja kurbusele järgneb rõõm ja need on väga nii-öelda vastandlikud tunded. Ja nüüd on küsimus selles, et inimeses tekitab rahulolematust, ärevust ja ebamugavust negatiivsed tunded. Sest siis on kohe kehal halb olla. Ja kui me vaatame lapsi, siis nemad on hästi rõõmsad. Et mis siin nagu küsimus on? Küsimus on selles, et negatiivsed tunded on meil õpitud. Ja õpitud lapsepõlves, täiskasvuni jäljendades, vaadates, me näeme, et nad niimoodi käituvad. Et kui isa annab pojale peksa, annab see pärast samamoodi oma pojale peksa, ütleb vaata, kui tubli laps minust kasvas. Nii et hea uudis on see, et see negatiivsed tunded on õpitud ja järelikult on võimalik neist vabaneda. Nüüd tuleme nüüd tagasi selleks, et nende kõrgema mõtlemise tundekeskusega kokku saada, siis on meil vaja nii-öelda peatada energialekked. Sest meie organismis on erinev energia ja siin kirjeldatakse kõik ära, näiteks me saame energiat hingates. Hingamisega saadud energia seguneb ja muundub kõrgemaks energiaks, seguneb toiduga ja kõige kõrgem energia on muljed. Mis tähendab seda, et kui praegu tuleb kellelegi telefonikõne, midagi on nagu juhtunud, on kogu keha energiasüsteem muutunud. Et nii-öelda energiat muunduvad järjest kõrgemaks ja selleks, et siis saada nende kõrgema mõtlemise tundekeskusega ühendust on vaja kõrgemaid energiaid enda organismis. Aga need koheselt kaovad ära näiteks negatiivsete emotsioonide väljendades. Sest kui inimene väljendab negatiivset emotsiooni, see on väga suur ja tugev energiakadu. Nii et süsteem õpetab, et me peame kõigepealt peatama energialekked. Üks neist on negatiivsete emotsioonide väljendamine. Ja ta ütleb veel niimoodi, et inimesel on õigus olla mitte negatiivne. Et see on nagu meie valik. Ja minu lemmik näide on see, et kui keegi on sõjaväes ja siis major käsib sul tassida tellis kive päev otsa ühes kohas teis ja teine päev tagasi, sa oled püha viha täis. Aga sa jätad selle viha väljendamata, sa jätad väljendamata hirmust. Järelikult on see võimalik jätta väljendamata ka vabast tahtest. Ja muidugi inimesed siis oma viha väljendamist ja sellised negatiivset väljendamist nimetavad aususeks ja siiruseks ja miks ma ei võiks seda ütlemata jätta, kuigi see tegelikult on iseloomu nõrkus ja võimetus enda
emotsioone juhtida. Nii et esimene asi on jah, ütleme negatiivsete emotsioonide mitte väljendamine. Kas ma tohiks korraks küsida siia vahele, et paljud inimesed ütlevad, et me ei tohiks ka neid enda sisse jätta ja siis me surume nad alla ja siis selle tagajärjel me siis oleme veel rohkem iseenda vangis või õnnetud, et kuidas ta seda seletab? Jaa, tähendab, alla suruda ei tohi, sa peadki sellest teadlik olema, ainuke asi on see, et sa lihtsalt ei väljenda seda teisele inimesele, sest see on energia ja sul on võimalik seda energiat nii-öelda muundada. Et sa pead teadvustama oma kehas, kus ta on, aga küsimus oli selles, et nüüd väga konkreetseid ja praktilisi juhiseid, sest väga kaua aega me ei ole selleks nagu võimelised. Et me lihtsalt ütleme, et kui sa on ühel hetkel, kui inimene ise aru saab, et sellest ei ole talle mitte kunagi kasu olnud, et mitte iialgi pole talle negatiivse emotsiooni väljendamist kasu olnud ja kui mõni arvab, et on olnud, siis ta võiks mõelda, kus temale on öeldud midagi negatiivset ja see on talle päriselt ka kasuks olnud. Et tegelikult nagu ei ole. Ja siis on ka teised energialekked, näiteks üks energialekke on see, mida mina praegu teen, see nimetatakse liigne rääkimine. Ja siin on hästi palav, me avaldame saladuse, me oleme Rõõmufestivalil ja me tulime peitus, siin käib parasjagu ekstaatiline tants ja me oleme päris kinnises ruumis ja see on väga väike ja siin on peale meie Alari veel 3 inimest ja siin on üsna palav. Aga sest ei ole nagu häda. Aga sest ei ole häda midagi, paneme edasi. Ja, et see higistamine ei ole mitte see käib selle asja juurde, siin on saunad ja kõik asjad. Ja, nii et liigne rääkimine tähtis on mõtestatuse aste, aga on inimesed, kes räägivad, aga ei kuule, kellel veel meeldib väga palju rääkida. Aga see on hästi tugev energialeke. Siis on energialeke, et nimetab päevane daydreaming, kus me hakkame päeval mingisuguses suunas tahtmata mõtlema ja mõtted jooksevad kuskil mingisuguses suunas, me avastame seda enamasti negatiivses suunas. Aga mõtlemine peaks olema teadlik, 2 asja vahel valimine. Need on üksed asjad, mis selles süsteemis on nagu lahti räägitud. Ja üks asi, mis on ka energialeke, nimetatakse valetamine. Aga mitte see, et ma nüüd valetan kellelegi midagi, vaid see, kui ma räägin kindlalt sellest, mida ma täpselt ei tea. Nii et osaliselt ma praegu räägin seda raamatut, nii et ma seda raamatu järgi tean ja ma näen, et need enam-vähem on õiged, et siin võib ka mingil määral kahtlustada enda puhul ka, et kas ma mingil määral natukene valetan, aga kui ma mäletan lapsepõlves, kui ma kindlalt midagi nagu väitsin ja siis tahad ka veel edasi väita, et see ongi nii, sest oled sa ühe vale väite nagu öelnud, siis ütled sinna juurde. Et see on ka selgelt nii-öelda otsesed energialekked. Nii et see raamat siis räägib sellest, et kui tavaline psühholoogia räägib emotsioonidest ja sellest, milline inimene on ja millised reaktsioonid on ja et odaviskajad depressioon on suurem kui kettaheitjatel ja tead igasuguseid imelikke asju. Ja siis antud raamat räägib sellest, milline on inimese potentsiaal ja kuhu tema võiks areneda. Ja mõte on nagu selles, et see areng ei ole inimesele ette määratud, et see saab tulla ainult tema isikliku pingutuse hinnaga. Aga selleks, et areneda, on vaja teada, mida nagu arendada, kuidas arendada. Ja siis ta seletab seda nii, et kuna inimesed on hästi palju automaadid, meie liigutused on automaatsed, meie mõtted on automaatsed, meie laused on automaatsed, meie naljad on automaatsed. Kui te poliitikuid kuulate, siis sealt nagu tavaliselt ühtegi uut mõtet ei tule, seal on väga automaatsed. Aga meie ise ka, kui me kuskil räägime, me kordame samu mõtteid, samu tegevusi. Nii et kui me selle nagu ära teadvustame, siis on meil võimalik hakata arenema, ehk me võime teadvustama ära selle, et ta ütleb, et inimesed on nagu vangis. Ja ka inimesed ei tea, et nad on vangis. Nad on ühiskonna poolt mõjutatud, ühiskonna poolt ette antud põhimõtete järgi. Oled sündinud Ukrainas, arvad ühte, oled sündinud Venemaal, arvad teist, oled palestiinlane, arvad ühte, oled iisraellane, arvad teist. Kus on see tõde, eks ole, kõik on sünnipaigast, mis tegelikult on see, et inimesed on automaadid. Ehk tegelikult nad on vangis. Ja kui nad vangis, siis peaks tahtma vangist välja saada. Ja kuidas vangist välja saada, et esiteks on vaja põgeneda, aga üksi on raske põgeneda, siis on vaja õppida ja otsida kaasvange, kes saavad ka aru, et on vangis, nendega koos põgeneda vangist ja lisaks saada abi väljapoolt vanglat, ehk neid, kes on eest juba põgenenud, kes on joonistanud kaardi ja kes teavad, kuidas sealt välja saada. Nii et see raamat ongi selline kaart, kuidas vanglast välja saada. Ja aitäh, et sa oled mulle see sõber, sa oled juba, kas sa oled vanglast välja saanud, sa oled seal teisel pool? Ei ole kuskil. Aga sa oled näinud, et sa oled vanglas ja sa harjutad? No ma näen, et need vangla müürid on palju suuremad ja tugevamad, kui me arvame. Kui arvame. Ja neid kogu aeg ehitatakse juurde. Ma olen väga tänulik, ma tahan sind tänada. Aastaid tagasi sa soovitasid mulle ühte raamatut, mis muutis mind inimesena päris palju ja tuletas mulle meelde, et tuleb elada ja tuleb veel paremini elada ja tuleb veel rohkem inimesi tõsta ja headust tunnustada. Selleks oli Viktor Franklini raamat, mis räägib koonduslaagri
üleelamistest. Selles raamatust ma kirjutasin välja üle 20 lause, mille võiks inimkonnale piibliks kokku panna või vähemalt hea käitumise kultuuriks. Aitäh, et sa kinkisid selle raamatu mulle ja aitäh, et sa olid nõus meiega rääkima, siin on palav ja teile ka. Ja võin lisada, et YouTube'is on üks selleteemaline loeng ka mul loetud, et kuigi see päriselt nagu huvi pakub, et minu see igal inimesel pakuvad mingid asjad huvi, et see pakub minul huvi, see ei pea teistele pakkuma. Just, aga ja selle video nimi on YouTube'is? On 4D, selle nime annab sisse lüüa. 4D Alar Tamming, aitäh sulle, Alar aitäh sulle.